Enne kui ma seda intervjuud hakkasin tegema, ma vaatasin läbi päris palju nagu automüüjate kodulehekülgi. Siis ma mõtlesin, et millest see ikkagi tuleb, et päris suur osa sellest sisust, mis seal on selline lihtsalt tõlgitud kuidagi siis automüüja tekstid või turundusmaterjalid. Et miks nii vähe luuakse kodumaisele kasutajale sisu? Baltikumi turg on maailma mastaabis liiga väike, et eraldi meie regiooni jaoks sisu luua. Ja tihti tulevad reklaamtekstid, sotsiaalmeedia postitused juba maaletooja tehase poolt ette ja nõuda ka neid kasutada. Et isegi sotsiaalmeedia postitused on ette kirjutatud? Isegi sotsiaalmeedia postitused on tihti üldkampaaniates ette kirjutatud ja siis iga regioon saab siis eraldi tõlket teha inglise keelest selle jaoks näiteks. Okay. Ma just rääkisin ühe automüüjaga, kes ütles sellist asja, et tänapäeval inimesed, kui need tulevad salongi, et see on tegelikult palju teadlikumad, nad on kodus suure uurimustöö juba ära teinud. Ja sellega seoses on ka pikenenud ostuotsustusprotsess, et sellest ideest reaalse tehinguni. Aha, nii et inimesed siis nagu veedavad rohkem aega selle taustainfot kogudes? Nad koguvad kauem ja kaalutlevad rohkem ja teevad otsustavad pikemalt. Aga kuidas te olete üldse uurinud, et millisest sisust nagu üks potentsiaalne autoostja huvitatud on? Sisust, mis on selge, arusaadav ja ostuotsustusprotsessi lihtsustav ja sisust, millega tarbija samastub. Aga kas te uurite kuidagi ka näiteks, ma ei tea, automüüjatelt küsite, et mida nad küsivad näiteks või mis on sellised põhiasjad, mida tahetakse teada, kui? Selgelt statistikast, ka kodulehe statistikast tuleb välja just need alamlehed, mida tarbijad huvitavad. Et kindlasti see on turvalisus, kindlasti see on ökonoomsus. Hästi järjest rohkem hakkab esile kerkima ka keskkonnasäästlikkus ja sellepärast, et see muutub järjest enam tarbijale kättesaadavamaks, soodsamaks. Okei. Aga kuidas on sellise mõttega, et kui ütleme, väga paljud Eesti sellised kaubandusettevõtted täna teevad oma e-poode, et kas me võime ette kujutada, et ma ei tea, 5 või 10 aasta pärast on samamoodi, et enamik autosid tegelikult ostetakse internetist ja enam salongi koha peale ei tuldagi? Eks see mõte on meid taualt läbi käinud, me oleme selle peale mõelnud ja uue generatsiooni autobrändid teevad ju seda väga hästi. Et pigem on küsimus, et kas Eesti tarbija on valmis autot e-poest ostma. No, aga kogemus näitab näiteks osturallil ostete autosid? Ma arvan, et osturalli on pigem selline erand, mis kinnitab reeglit. Okei, aitäh! Palun!